Tere Lohela vaatajad, tšau kõigile. Oleme siis siin Russalka rannas ja minu kolmas või Lohela siis kolmas külaline on Andrei Petrov, kes on üks Time to Surfi eestvedajatest. Ja räägimegi siis täna Andreiga sellest, et kuidas tema on lohesurfi juurde jõudnud, mis on tegelikult Time to Surfi sellised eesmärgid, kus te tahate võib-olla see hooaeg jõuda järgmistel hooaegadel, mis teil nagu arengusuunad on. Ja üldiselt, kuidas nagu lohesurf siis sinu vaatevinklist on. Tere Andrei, tore on sind näha siin. Tere. Aloha kõigile. Ja millal mind küsivad minu käes, et millal ma alustasin ja miks ma alustasin lohesurfiga, siis ma räägin sellest, et alguses ma sõitsin purjelauaga ja esimesed 7 aastat ma sõitsin sellega ja olin täiesti rahul ja õnnelik, et kõik klapis, ma hästi nagu sain hakkama. Aga lihtsalt mingi aja pärast tekkis jõuka tunne, et ma tahan rohkem surfata, rohkem olla vees ja erinevates tingimustes. Et selles mõttes, et kui enam-vähem vaikne tuul, tugevam tuul ja flat water sileveesi peal ja lohe just annab seda võimalust, lohesurf annab seda võimalust, et erinevate tingimustes sõita. Kas või lainetes või silevee peal või wakestaili sõita. Ja ütlen oma poolt niimoodi, et esimene sammud ma väga kartsin seda lohe. No tõesti, et kui mul on kogemus juba purjelauaga, et puri on käes, et kõik on selge, kõik on minu käes, aga kui lohe lendab seal nii üleval, ma mõtlesin, mis teha, kurat, et viib mind kuhugi kaugemale, mida iganes juhtub. Ja eriti mikski pärast mul peas, et alguses oli sellised suured lohed, tõesti suured lohed ja ma tõesti kartsin. Aga pärast ma sammuga, et kui ma sain selgeks, et kuidas see töötab, kuidas see käitub ja mis tuleb teha, mis ei saa teha, kõik läks tuli selgeks ja ma olen väga rahul sellega, et ma sõidan lohesurfiga ja tõesti see annab selline võimalus sõita ja nautida. Aga võib-olla sa nagu räägid, et sa ütlesid, et need lohed olid suured, et sa alustasid siis ikkagi päris ammu, kui mingid olid põhiliselt C-lohed ja ei olnudki mingisugust deep powerit ei olnud ja... Just okay. Deep power ei olnud ja ma nägin seda ja ma ei saanud aru, et ma lihtsalt vaatasin selle peale ja mõtlesin, et see on, võib-olla nii ongi peab olema. Tänapäevaga kui ma mõtlen sellest, et millised lohed olid täitsa lõpp, et need tõesti oli ohtlikud ja kui midagi teed valesti, siis midagi juhtub. Tänapäevaga lohesurf on väga ohutu ja kui sa saad sellega hakkama, selles mõttes sa tead, kuidas seda töötab, siis on ohutu ja tõesti mõnus. Ja ma ei tea, miks, aga vanasti ma mäletan, et oli selline moodne, kui suur lohe ja väiksed lauad. Et 130 isegi vähem pikkusega ja õhukesed ja tänapäevaga jälle ma vaatan ja mõtlen, kui mäletan, mõtlen, kuidas sellega sõitsid, siis ma ei kujuta ette. Okay. Aga mis su enda nagu esimene varustus oli, et millega sa alustasid? 14 Cabrina ja oli switchblade või kontra, sellised suured ja mis veab hästi. Ja selle ajal just oli konkreetselt oli bow-tüüpi ja C-tüüpi lohed. Ja kui C-tüüpi kuidagi mul veas, et ma kohe nagu sain teada, et C-tüüpi ei tohi kätte anda algajale ja ma teadsin sellest ja ma ei võtnud seda kätte. Ma ütlen veel kord, et ma väga kartsin ja kokkuvõttes ma lugesin sellest palju ja et aru saada, et kuidas see töötab. Aga mäletad sa ka, et kus sa esimest korda laua peal said, et kus su esimene triip oli ja kas oli sul mingi õpetaja, keegi IKO-instruktor või ise pusisid? See aeg ei olnud korralikud õpetajad ja
õpetati niimoodi, et sõber sõbrale midagi ütleb ja siis saad targemaks. Üks kord või paar korda ma võtsin päris koolitus ühe vana surfari käest ja noh, peale seda ma mõtlesin, rohkem ma koolitusi ei võta. Okay. Et edasi nagu ise vaikselt nagu ise teen. Aga muidu jah, et minu sammud oli pikad ja rasked, selles mõttes, et praktiliselt üks hooaeg ma sõitsin niimoodi, et ühe poole alla tuult, sinna allapoolt tagasi ja ranna peal jalgsi nagu võtad varustus kätte ja üles jälle niimoodi. Terve hooaeg praktiliselt niimoodi sõitsin ja noh, oli raske, aga ikkagi oli soov ja kui tahtmine on, siis sa saad ikkagi kätte. Aga kas seal oli siis nagu ka seda, et kuna sul olid mingid teisi sõpru, kes sõitsid, et siis nemad nagu motiveerisid sind või sa ikka olidki nagu nii järjekindel, et ise pusisid, läksid üksi nagu, noh, mitte üksi võib-olla randa, aga läksid randa ja lihtsalt nagu tuimalt järjekindlalt sõitsid nii kaua, kuni said mõlemale halsile või? Just ma nägin, et inimesed sõidavad, et teised minu ringis oli väga vähe, kes sõidavad sellega lohesurfiga ja mina nagu kutsusin kogu aeg, et tulge lähme minuga koos, et äkki randa, ma ei tea, mina proovin, sina proovid, äkki koos midagi tuleb välja. Ja sellest alustasin, et ikkagi vaikselt nagu mina ise ja järgi inimesed tulid. Okay. Aga teised nagu purjelaua sõbrad, kes enne, kellega sa purjelauda olid sõitnud, nemad ei vaadanud viltu, et näed, läks vahetas ala ja reetur. Just see oli selline aeg, et ma ei tea, kuidas eesti keeles seda rivaali. Revniiv või ja et kuidas sa võid. Aga kindlasti ma tahtsin just seda lohesurf andis rohkem võimalusi ja ma tundsin, et üks kord mul oli 4 puri, oli 2 masti, 2 poomi, 2 purjelaua, et ma tahtsin seda randa ja ikkagi näiteks, et tuul on selline, mis mulle ei sobi. Ja ma mõtlesin, kurat, palju ma varustus veel nagu pean ostma selleks, et sõita võimalikult rohkem. Ja ka see aeg, just ma jõudsin kohale, et oma varustusega ei saanud hakkama ja näen, et lohesurf nagu üks poiss nagu sõidab ja saab hakkama. See oli selline aeg, millal ma otsusin ikkagi tuleb arendada edasi ja uurida, mis asja see on. Okay. Aga meil jäi siin tegelikult, me alguses alati kõikide külalistega teeme sellise kiire vooru, et see jäi sinuga vahele, et teeme selle praegu siia ära, et ma küsin siis niimoodi, et küsingi sinu käest 60 sekundi jooksul 10 küsimust ja siis sa vasta võimalikult kiiresti, et esimene küsimus oleks siis kas lumi või vesi? Vesi. Siis kas madrats või balloon? Balloon. Kas Twin Tip, One Direction või Foil? One Direction. Okay. Kas unhooked või hooked? Unhooked. Siis kas surf koos sõprade või üksi? Ikkagi koos sõpradega. Kas crazy fun või stabiilne selline rahulik sessioon? Rahulik pigem, rahulik, okay. Sest minu siuke elustiil, et nautida, chillida. Okay. Ma ei tee sellised väga riskneed asjad, sest ikkagi ma mõtlen sellest, et ma pigem naudin sõitmisega ja ma naudin Twintiga, One Direction, Foiliga, siis fun, chill, peaks selline rahulik sessioon. Okay, siis vuu või mitte vuu? Mitte vuu. Okay, ja viimane küsimus, et kas surf Tallinna piirkonnas, saartel või välismaal? Igal pool. Igal pool, kus puhub? Igal pool, kus puhub see tõesti, sest mina kogu aeg mõtlen, et äkki minna jälle välismaale, kuskil on parem, kindlasti on parem seal, kus meid ei ole ja see on kindla peale. Ja kui ma jõuan just sinna kuhugi kaugemale ja lähen merele ja kogu aed mul mõtted tulevad, et meile Eestis ei ole paha, sest näiteks lohesurfi jaoks kindlasti, et eriti kui tuled tagasi, et mõtled, et meil ei ole paha, kindlasti. Et erinevad tingimused, just inimene otsib kogu aeg oma olukorrad, oma kuidas öelda, piirkonda, selles mõttes otsib endale.
No, ma ise olen ka sinuga täitsa selline nõus, et noh, meil on nagu, kui sa vaatad Eestit ka, et siis sa saad sõita flati peal, nagu sa ütlesid, sa saad sõita lainet kuskil ristnas või väänas, on ju. Sa saad sõita foiliga, kui põhimõtteliselt üldse ei puhu. Aga noh, kui sa oled võib-olla kuskil välismaal, siis seal ongi nagu siuke üks variant, et kuskil Elgunas, noh, sa saadki sõita laguuni peal, et sul nagu lainet väga kuskil ei ole või nagu. Kogu aeg, igal pool on oma plussid, oma miinused. Igal pool. Me käisime, ma ise näiteks reiisinud Hurgadas, ma seda Dahabis käisin, Sitsiilias, Tarifa, ükskord käisin ma ei mäleta, mis saar oli see, aga kui tuleb meelde, siis ma ütlen, igal pool on oma nagu masi, igal pool. Kas või reeglid või tingimused erinevad. Isegi kui minu käest küsitakse, kurat, kogu aeg sa pead kandma need kalipsod, ma tahan ilma kalipsota. Ma vastan, kuule, kui sa oled kohal, kus saab ilma kalipsota, siis mis see tähendab? See tähendab, et päike paistab. Kui kaugele sa ilma riieteta saad päike all olla. Ikkagi sa midagi peale paned, kas laikrat, mis pikka varukusega, muidu tunni aja pärast sa oled kõik põlenud. No võimatu ju. Siis ma valin kalipsos, mis siin ikka. Ei, ma olen ka ja ütlen, et midagi tavaliselt sul niikuinii seljas on ja kalipsoga, mõnikord on Eestis ka palav, aga tegelikult enamasti on nagu normaalne. Talvel on nagu veits liiga palju, aga jälle see on see ekstreemsus. Ekstreemsud ja see on juba piiri peal kindlasti, et igal pool saab oma piiri leida. Okei. Kuule, aga siis äkki räägiks sellest, et mis sul nagu enda siuke personaalne fookus täna on, et kas sa keskendunud pigem foilimisele või sa ütlesid tegelikult, et sa teed nagu kõike, aga kuhu sa nagu areneda võib-olla see suvi tahad, et me oleme ise koos käinud nii-öelda, mitte päris koos sõitmas, aga oleme koos rannas olnud ja siis ma vaatan, et sa teedki hästi palju, et sa vahepeal sõidad unhookis, on ju, teen mingid unhookis freestyle trikke, siis kui tuult ei ole, siis sa sõidad päris palju foiliga, on ju, aga kas sul on mingisugune, ütleme siuke kindel fookus, ma ei tea, õppida mingi trikk ära või õppida midagi paremini? Kui räägida siis mul on fookus pigem arendada oma Time to Surfi klubi ja kooli. Sest mulle meeldib seda, mis praegu toimub seda Time to Surfist, et head inimesed on sees kõrval ja hea meeskond ja see just korraldamine ikkagi võtab aega ja mõista tuleb ja korraldada. Aga kui spordist räägida, ma ütlen samad sõnad, et ma sindan, mul ei ole nagu sihtmärkid, mida ma tahan. Et oli mingi aeg tagasi foili just siuke uus teema tuli meile Eesti, et foili ja foili mulle ka meeldis väga. Sest ta andis siuke uus hinge kokkuvõttes ka ja lohesurfile ja purjelauale ka, et uued tunned. Et sellised inimesed nagu mina, kes juba ammu sõidavad, siis ma tegelikult väga rahulikult vaatan, et kui tuul puhub, et ma hea meelega lähen sõidan ja naudin sellega, aga siuke nagu ei jooksu juba vette, et ikkagi rahulikult võtan. Esimesed et aastad mul oli sellised, et ma iga võimalusega ja kas mida tugevam, seda parem. Tänapäevaga juba tean, et vähemalt minule, mida tugevam, see ei ole kõige parem. See on minu jälle. Sinu nagu erisus. Ja erisus. Minu näiteks minu lemmik olukord, kui lohe ülev on 9, et siis ma võin ilusti teha trikke ja saan kontrollida kõik, aga kui tugevam tuul tuleb, siis vähem kontrolli ja iga sinu viga, nagu sa jääd, kukud kuhugi, valust nagu tuleb välja. Lohe võimendab ka alati, vaata, et sa kukud nagu valusamini, kui sa teed vigu. Võib-olla suurema lohega hästi, kui fooliga naudid, jälle see meditatsioon, kui fooli peal, vaikus, silevesi, jälle oma drive ja oma laine. Seda ma olen näinud, et nagu vaatan ka siin nagu teisi tuttavaid, kes on endale selle foili soetanud, et alguses kõik räägivad, mis see foil ikka on ja siis saavad ühe korra peale ja siis on nagu elu lõpuni lihtsalt millestki muust põhimõtteliselt ei räägi. Mul on umbes sama asi juhtus seda suplauaga. Et me oleme praegu Rusalka juures, me siin rendime suplauad ja korraldame siin matkad.
ja millal ma esimene kord nägin seda, et inimesed seisavad laua peal ja aerutavad aeruga, ma mõtlesin, et mis jama see on. No tõesti, just siuke mõte mul tuleb pähe, et no võimatu jama, no inimesed täiesti laiska läinud, et no mõttetu asi, no mõttetu. Kuni ma ei proovinud ise. Kui ma proovisin ise, jälle teine asi, et selles mõttes teine siuke uus olukord, et kui sa chillid, et sa naudid, kui selle vett ei ole, sa seisad vee peale praktiliselt ja aerud ja naudid olukorda, vaatad loodust ja no täiesti oma maitse. Ja siuke uus ka oma mõnus asi. Okei, aga siit tegelikult võib-olla olekski hea minna nagu selle teema peale, et sa juba mainisid, et su nagu fookus on täna Time to Surfi meeskond on ju siin asju arendada. Et räägimegi sellest, et no ma tean, et sina oled, Julia on, siis Andrei on veel ja Aleksander on ju. Et te kõik ju koolitate ka või ainult sina ja Julia või kõik koolitavad, kõik see minu meeskond nagu koolitavad ja teevad seda hästi ja me teeme siuke meeskonnatöö, et ja kliendid, kes tulevad meie koolitusele ka nagu rahul ja see on meie jaoks väga tähtis, et ja tulemus ka on olemas, et inimesed saavad lauale. Ja no ma ise olen nagu kuulnud, et vist päris palju ikkagi nagu tahetakse koolitust, et kas teil on ka niimoodi, et ikkagi päris kalender on täis? Ma ütlen nii, et kogu aeg tahaks rohkem. Selles mõttes, et ma ei ütle, et mul on praegu kõik täis ja nagu kõik aegad. Ikkagi mul aega on ja mingi vaheaeg tekib, et oma surfi sõitmiseks kokkuvõttes, et kui kedagi ei ole, siis me ise sõidame. No tuleb teha rohkem tööd selleks, et inimesed rohkem tuleks ja ma ütlen niimoodi, et minu kogemus ütleb, et ütleme nii, mitte igaüks nagu jääb. Et palju, kes tulevad ja proovivad koolitust läbi käia, et isegi kuidagi saab lauale, aga väga vähe, kes jääb. Et peale koolitust me ei näe igaüks nagu rannas edaspidi. No see on jälle seda jutt, et kellele mida rohkem sobib. Sest inimene ikkagi peab proovima selleks, et selgeks saada, et kas sobib see talle või mitte. Ja mitte igaühele sobib see, et tuule järgi jooksmine, jõuda randa ja jälle tuul ei ole või ta liiga suur, sul lohed ei ole veel tingimused teised, et sa peab olema valmis selleks, et ei tule nii, nagu sa plaanisid. Ja väga palju, kes mulle vastavad peale koolitust, et kuule, ma räägin, ma lähen paremini jõusaali, mul tund aega, ma teen trenni kindla peale seda ja tegelen edasi. No okei, igaüks otsib oma tee ja kellele rohkem meeldib hüppata, kellele nagu sisse nagu selles lihtsalt nagu sõita. Ja, siis igaüks otsib enda. Jah, no see on nagu lohesurfi juures ongi hea, et sa nagu ei pea, sul on nii palju erinevaid variante, et sa saadki teha mida iganes tahad. Ja oma poolt ma ütlen ka, et me oleme kõik sellised nagu romantikad, kes jooksevad tuule järgi ja otsivad paremad tingimused ja ikkagi tuleb siuke oma energia sellest. Aga sa ütlesid ka, et te teete nagu suppmatkas ja seda te teete enamasti ju siit rannast, on ju? Ja. Juhul kui puhu tuult ei ole, siis me korraldame siin matkad ja kutsume läbi Facebooki lehekülge, et tulge läbi ja tulge meie külla ja me teeme mere peal siin matkad. Põhiliselt nagu lahe peale? Siin siin ringi. Kuidas siin on? Ma lihtsalt huvi pärast küsin, et kas nagu sadama kanti kannatab ka minna, seal saab ka nagu vist väga laeva juurde ei tohi sõita. Ei tohi, jah, laeva juurde ei tohi kindlasti minna. Me pigem sinna ranna juures ja kui veab, siis mingid laevast lained ka nagu tulevad, siis me saame neid püüdma. Aga need kindlasti ei ole suured, fun'i
nagu Find lahe on saab ikkagi. ja lahe see siuke asi. Kas te olete käinud vist Katariina kail ka neid laevalaineid püüdmas või? Ei ole, isiklikult ei ole käinud, ma tean, et mõned käivad ja vist see mulle Nikolai väga meeldib, et talle käia seal ja püüdma. Ja teine koht, mis on väga meeldib, see on Väänaiisu kindlasti, et kui tuleb hea õige ilm, see tähendab, et paar päeva, ma ei tea, tuul puhus ja tulevad head lained sinna, siis on hea koht tõesti laine püüdmiseks Väänaiisu. Et ma ütlen ausalt, ma ei ole käinud seal tihti, aga see aasta talvel mulle õnnestus seal käia ja ma olen väga imestunud, et nii head lained tulevad ja supilauaga sõita väga sobib. Ma ei räägi kindlasti selle suurest, aga fun 100%. Aga sa sõidadki siis ikkagi nagu supilauaga, mitte lainelauaga, on ju? Ka seal Vääna nagu seda nagu natuke suuremat lainet? Kui ikkagi supilauaga, mitte surfilauaga. Surfilauaga ma sõidan, kui tuul puhub ja lohesurfiga saan sõita. Siis One Direction laud ja let's go. Selles mõttes on täiesti hästi. Okei. Kuule, aga räägime äkki sellest, et kas te siin olete ka nagu surfanud lohega või? Ja kindlasti. Mis see nagu spoti mõtles, et võib-olla mina olen ka alati mõelnud, et see on nagu hästi äge, nüüd on siia see promenaad ka tehtud, on ju, et tahaks siin promenaadi peal võib-olla näidata oma oskusi, et mis see tuul vist peab olema põhjatuul või? Põhjatuul kindla peale, midagi muud ei tule, ei sobi ja ma ütlen ausalt, et see ei ole hea koht. Okei. Ütlen ausalt, ma juba ammu siin proovin, jälgin tingimused põhjatuulega, siin tekib nii suur job, et nii raske sõita ja tegelikult siin väga väike koht, et kui siin 5 inimesed sõidavad lohega, siis on juba kitsas. Et tõesti, et kahju, aga lohesurfi jaoks, et see ei sobi korralikult. Kindlasti saab sõita ja saab edasi sinna tagasi, aga see naudida raske. Okei. Et see on nagu rohkem teil siis selle jaoks, et te siit korraldate neid supimatku ja siis kui te loheasju teete, siis on kuskil nagu mujal. Loheasju me teeme Püünsis ja Paljasaares. Salmistus kindlasti juba unistan sellest, et äkki sinna ka sõita. Tänapäevaga suunaga hästi seal oleks. Okei, äge, aga võib-olla veel, et mis teil nagu Time to Surfi tulevikuplaanid on, et kas te plaanite siin korraldada ka näiteks mingeid võistlusi või ma tean, et me olime nüüd Viirelaiul Time to Surf, Mändjala ja No Work Surf Club, keegi oli kedagi veel või? Võib-olla küll, jah, et kõigepealt mul oli sihtmärk, et koolitada inimesed kokkuvõttes, et seal kõik energia läheks sinna, aga ma unistan sellest, et korraldada väljasõidud ka saartadele, et koos kampaga minna sinna paar päevaks ja teha seal saaret nagu uurida kohad, spotid. Ma väga loodan, et see aasta me saame seda teha, sest tõesti tahaks ringi vaadata, sest meil on Eestis, ma tean täpselt väga palju head kohad, kus hästi surfata, väga mõnes lohesurfiga. Ja see on tõsi. Et flatid ja lained, ise tead, et meil Eestis väga palju head kohad. Aga oled sa vaadanud ka mingid kohti, mis nagu potentsiaalselt oleks? Ma saan aru, et see on mingi siuke lohelaagri idee natuke. Jah, lohelaagri. Pigem kas või Madise see kohta nimetakse seal, kus on Haapsalu alla ja Pärnust üles kuskil seal Toopu seal kõrval ja ma ei mäleta, mis nime oli praegu peast. Madise vist. See on see, seal on vist ka Madise. Üks Madise on seal Paldiski juures, aga seal oli ma tean, mis randa sa mõtled, ja Topu vist on ka väga äge rand, et sinna saab ka igast Österby on ka hea koht. Kindlasti peaks olema õige tuulesuund. Paralepe on ka samamoodi hea. Haapsalu kandis on väga palju. Väga palju. Et õige suunaga, õige koha peale oleks väga super. Me käisime ka siin, nüüd olemegi Österbis oleme käinud ja mulle hästi Paralepe meeldis, et väga hea koht. Ma ütlen ka, et nagu soovitan kõigile algajatele, et ta on madal,
kui on hea see nii-öelda lääne tuul ilusti sisse, siis seal on väga mõnus sõita ja no ei teki väga, ta ei lähe väga chopiseks ka ja nagu väga nagu hea on seal. Meie iga aasta üritame teha need väljasõidud kevadel ja sügisel, hooaja alguses ja lõpus ja käisime, no tänu sellele, et viimasel ajal see COVID tekkis, et pidime ära öelda seda kevadene surfilaager. Aga üritame, no loodame, et sügise poole, oktoobri juurde, et saab selgeks juba, äkki saab veel korda käia seal Portugalis. Välismaales ka? Jah, välismaales ka. Et me, just ma räägin praegu välismaalest, et eelmisel aastal me käisime Portugalis ja väga meeldis see koht. Ja see oli Fuerteventura või kus te käisite? Ei, Portugal, see on ikkagi see materiik ja seal, kus on Peniche, kus on suured Peniche kohad ja seal kõrval. Ja mulle väga meeldis seda Portugalia. Aga seal nagu liiga palju rahvast ei ole, et ma olen kuulnud, et on okei. Võib-olla sa mõtled seda tariifa kohta, sest Hispaanias ma tean jah, et tariif on väga palju inimesed ja väga raske, kui hooaeg seal, väga raske sõita, sest nii palju inimesed ja nii palju traafik on nii suur, et seal kindlad reeglid ja range sellised reeglid ja kui sa võimatu seal nagu midagi teha valed. Okei, aga kas teil nagu mingid selliseid plaane ka on, et ma ei tea, kui suur see Time to Surfi selline kommuun on, et palju teil, on teil, kas teil on mingi klubi liikmelisus või on teil lihtsalt nagu sõbrad, kes teiega pigem sõbrad jah, et ja me tere tulnud, kui kes tahab alustada surfis valdkonnas arendada, kas supi või lohesurfis, siis me koolitame ja kindlasti tere tulnud iga üks, kes tahab. Kes tahab. Meil ei ole see üks klubi, kus me oleme, registreerime ennast ja ma ei tea, maksame mingi aasta. Ei ole sellest. Pigem surfi, chill, siuke rahulikud tunned ja head tunned. Ei, see on nagu, ma olen nagu ka vaadanud, et teil on kodulehel ka, et te nagu kutsute surfama inimesi ja päris palju koolitamist ja siukest, aga et seda ja sõpradega siis koos käime surfata. Okei, aga ma mõtlesin, et äkki räägime sellest, et kui sul on kindlasti nagu väga palju sellist nagu sissevaadet sellesse, et kuidas nagu see siis Eesti venelaste surfikogukond on, et palju teil, palju liikmeid on, palju Sa mõtled üldse nagu siin Eestis või? Jah, et palju surfab nagu sellist Eesti venelasi, kes on nagu nii-öelda vene juurtega ja võib-olla äkki sul on mingisugune hea siuke anekdootlik lugu, et kuidas nagu Eesti eestlane ja Eesti venelane nagu erinevad, et kas neil on nagu mingisugune selline, kui sa oled koolitanud kedagi, et sa saad aru, et... Tead, ma arvan, et ma kujutan ette, millest sa räägid, aga selles mõttes, et need inimesed, kes tulevad meile koolitusele ja kes jäävad, et kõik on head inimesed selles mõttes. Ei, muidugi. Selles mõttes teised tased ja nii hästi saame hakkama selles mõttes täiesti. Et sul tegelikult nagu, ma mõtlengi võib-olla seda küsimust ka küsida, et kui sul on nagu koolitajad, et kas sul on nagu põhiliselt on nagu vene keelt kõnelevad kliendid või on sul ka nagu hästi palju eesti keelt? Ei, mul on ka ainult vene klient. Ainult vene klient ja kindlasti me oleme valmis selleks, et kui Eesti inimene tuleb ja me kindlasti teeme seda koolitus ja tere tulnud, aga ikkagi nagu Eesti inimene otsib nagu Eesti inimest ja sama ja edasi. Aga on sul näiteks olnud ka mingid kliente, kes on tulnud näiteks, ma ei tea, Valgevenest või Venemaa? Välismaal sa mõtled, jah. Tulevadki, teavad, Eesti on hea koht, tulevad siia, ma ei tea, koolitusele või lihtsalt tahavad nagu sinuga koos surfama tulla, et sa tead nagu
soovitada mingeid häid sihukest kohti kogemust ei või? olnud, pigem kui inimene tuli siia tööle, Eestisse tuli tööle, väga palju, kes välismaalt tulevad ja nad kui vaatavad ringi ka, et siin saab ka surfata, lohesurfiga, lahe, siis nad otsivad võimalust, kus koolitust läbi käia ja siis nad leiavad meid. Kuidagi nii. Spetsiaalselt ma ei ütle, et ei tea, et keegi tuleks nagu otsima. Spetsiaalselt, jah. Kindlasti meil oli mõte, et äkki kutsuda siia Eestisse kedagi tuttuvad, selles mõttes populaarsed inimesed külla, aga praegu see jääb idee tasemele. Okay. Aga kas sa oled sa ise käinud muidu näiteks, ma ei tea, Ukrainas surfamas, Venemaal surfamas? Ei ole. Ma rohkem vaatan ikkagi Euroopa poole, et Portugalis mulle meeldib, sest mulle meeldib lained. Ütlen, et minu väga lemmik tingimused surfamiseks, see on lainesurf, kas või lohesurfiga, purjelauaga, kas või tavalise surfiga, ikkagi laine tingimused minu jaoks on kõige lemmikud. Ja kokkuvõttes mina otsin need kohad, kus on lained tekivad. Aga Venemaal ainult Kamtšatkal tekivad, aga see on väga külm. Aga mina külma kardan. Külm ja kaugel. Jah, et kui mind kutsutakse kuskil mäe peale suusatada või snow, ma ei ole inimene, kelle külm väga meeldib. Ja, tõesti. Ma ikkagi mulle rohkem kui soojamaale minna. Aga võib-olla räägime, kuna sa ütlesid seda lainesurfi teemat ja ma ise ka olen nagu selle peale mõelnud ja tegelikult see on ka nagu täitsa äge asi, mida teha, et äkki sul on mingeid häid selliseid soovitusi ja just nagu spotte, et kõik enamus meist teavad Ristnat, enamus meist teavad Väänat, aga ma ei tea, kas sa tahad muidugi oma salaspotte siin nagu avada kõigile, aga et kas on mingi veel mingi hea koht? Ma ei ütle, et veel on head kohad paremini, kõige paremad kohad on Vääna ja Ristna, kindlasti, kõige paremad. Ja et aga on mõni koht, kus sa oled saanud mingit sellist huvitavat lainekogemust, et võib-olla mitte isegi väga suur laine, aga mingit moodi nagu Eestis, jah? Siin on hästi peale laeva, hästi supilauaga sõita. Ja Pirital on head madalad lained, mis mitte kõrged, selles mõttes saab sellega fun'i teha. Ja kuidagi nii. Aga ma ei tea, kas ma küsisin juba, aga sul mõni üldse selline lemmik spot Eestis, et kus sul nagu... Vääna. Vääna, Vääna, lemmik kindla peale, mulle väga meeldib see Vääna. Ristna ta ikkagi väga sihuke, ma ei tea, kange, kuidas öelda, sihuke alge kindlasti ei sobi ja sinna lähevad just true surfers, mis on kannatlikud, mis on valmis võitlema nende suure lainetega ja on valmis selleks. Sest ei ole igaüks nagu valmis selleks, et kui laine üle pea ja kui sa teed midagi valesti, siis... siis võib päris hapu olla, jääd sinna pesumasinasse kinni. Vot, just. Aga siis ma tegelikult tean, et me ise oleme siin mõelnud rääkinud sõpradega, et pidi olema hea koht ja siis ma tean sind ka kutsuda, et Osmussaarel pidi olema hea selline see panga riif, kus pidi ka päris head lainet tekkima ja kui on isegi suur torm, siis need kohalikud olid öelnud, et pidi isegi pärrelit saama, nii et siis saame sinna kunagi planeerida mingisugust reisi. Hea meelega tuleks, hea meelega. Ma lihtsalt ei tea sellest midagi, aga et tänapäevaga ma tean, et ma tahan rohkem seda Eesti uurima, sest tõesti on väga palju kohti. Ägedaid ja huvitavad kohti. Aga ega sa lihtsalt huvi pärast, ma ise olen selle peale väga pikalt mõelnud, et kas just sinna nagu Narva ja Rakvere poole küll, aga just nagu Narva kandis ja sa ei ole ise surfamas käinud? Olen käinud ja isegi teinud seal paar korda väljas sõitud, et Kristjaniga koos me tegime sinna oma ajal purjelauaga, käisime seal rannas ja tegime seal ja koolitus ja rentisime välja. Seal ilusad head rannad. Aga tuule seda prognoos on väga kehv. Tõesti seal kokkuvõttes on
peaks olema korralikult, üks suund, paar suunad, mis hästi sobivad ja need ei teki väga tihti. Kokkuvõttes ma tean, millest sa räägid, sest ma ise Narva Jõesuus puhkasin, vaatasin nii ilusad rannad, nagu pikad ja mets ilus. Aga tuul on just suunda pole. Ja ma olen ka aru saanud, et tegelikult see nagu veidike vist see Soome laht sööb selle ära ka, et see nagu see kuidagi see tuul ei jõua sinna sisse. Kuidagi midagi toimub, et tuul sinna korralikult ei tule. Vähemalt harva. Ei, see on äge. Ma ise olen nagu tahtnud sinna minna, aga kuidagi ka ei ole nagu seda õiget tuult leidnud, mis on nagu see õige on. Ma tean, et seal käivad inimesed ja Loksa kandis ja üks Waves podcast seal ka, ma ei mäleta, mis nime oli, aga... No nüüd see nädalavahetus ma tean, et on Vergis on see Võsu surfikooli see algajate võistlus, et lähed sinna? Ma lähen proovima, esimene võistlus, vaata, mis juhtuma hakkab, et aga kas teil ei ole Time to Surfiga plaanis mingeid võistlusi korraldada? No tuleb teha. Tuleb teha, sest see on fun ja... Kõik inimesed saavad kogemust. Just, mõnus üritus tuleb küll teha. Aga sa ise oled võistelnud kuskil? Ei ole. Minu elustiil on chill ja fun ja... Ma ütlen oma poolt seda, et lapsepõlves ma käisin väga palju võistlutel. Võistlusin väga palju. Selles mõttes igal pool. Ja tänapäevaga üldse ei taha. See on sul nagu täis? Jah, täiesti täis. Samamoodi seda vuu kohta. Et mulle anti korda proovida, sa hüppad sinna, kui tunned, et sa lendad nii kaugele, vaatad 7 meetrit. Teised üle 10 meetrit hüppavad, mõtlesin, kurat, what the fuck, mida ma teen? Võtke vuu tagasi, see ei ole minu stiil. Ma naudin, ma chillin, ma surfan ja see on minu chill. Kui hakatakse, ma ei tea, ja määratakse, kuidas... See on siuke vuu-mäng, vaata, et kõik sõber hüppas mingi 1,5 meetrit rohkem ja nüüd ma pean sinna 2 meetri peale saama. Ei ole. Ei, see on täitsa aru saada. Vist ongi 2 liiki inimesi, et need, kellele vuu on väga tähtis ja need, kellele vuu ei ole üldse tähtis. Just. Minu ringkonnas väga palju, kellel on vuu ja nad omavahel seal jutustavad, jälgivad, räägivad, millised põhjused, et kõrgemale lennata ja kogu aeg sellest räägivad. Okei, hästi. No inimesed leidsid oma... Sinu jaoks ei ole üldse olnud. See ei ole minu oma, jah. Selge. Ei, see on äge. Aga siin on nüüd näha, kahjuks vaataja ei näe, aga need laevalained ikka aeg-ajalt teil siin tekivad. See vist on laevast, on ju? Jah, laevast ja siuksed väiksed poolmeetrised lained. Sellega saab ilusti sõita supplauaga. Supilaud on suur ja tal ei ole vaja suured lained. Aga teete nagu matku või teete mingit supjoogat ka või kuidas teil on? Matkad pigem. Matkad pigem, okei. Nii, aga võib-olla räägime sellest, et kuna sa koolitad päris palju, on ju, et mida sa nagu näed, et ühest küljest, et kuhu Eesti lohesurf võiks areneda, aga teilt võib-olla isegi rohkem sellest vaatevinklist, et mis asi on nagu see, mida me peaks kõik rannas meeles pidama ja kuidas, mille järgi nagu me käituda võiksime? Kindlasti hästi, et sa küsisid seda küsimust, sest hästi oleks, kui inimesed käituvad ennast viisakas rannas ja me oleme ikkagi oma kõik valdkonnas, surfivaldkonnas ja üldjuhul ma kindlasti näen, et kõik inimesed viisakad ja hästi käituvad. Vahepeal tekivad kindlasti mingid küsimused ja ma oma poolt ütlen seda, et ärge unustage reeglid, kuidas sõita vees, et parempoolne, vasakpoolne, kuidas ja rannas. Kuna rannas meil ei ole väga palju ruumi, siis näiteks koolis me kogu aeg koolitame seda, et kui sa lasid lohe üles, siis mine vette. Niisama rannas, ära jutusta
ei ole mõtet seista niisama, et ikkagi kui sa lohe üles lasid, mine vette, sõida. Sa tulid randa, lasta lahti, anna võimalus teistele, seda ka nagu panna maha ja kõik on hästi. Okay. Aga võib-olla, ma ei tea, kas ma ise olen nagu tähele pannud, et ma ise nagu näen, et algajatel, mina nagu alati, mida ma alati algajatel ütlen, on see, et 2 asja, mida ma soovitan teha, et üks on see, et vaadake, käige oma nagu liinid mitu korda üle. Et seda ikkagi juhtub, et sa algajana seal vaatad ka, et tuul puhub ja ise endal on ka, et tahad õudselt vette minna, nagu kisub, on ju. Paned kiiresti asjad külge ja siis on, ma ei tea, midagi on seal jumala segamini ja paneb ta sul luupima või lihtsalt pead alla võtma ja maha võtma. Et see on üks asi ja teine asi, mis ma olen nagu näinud, on see, et hästi tihti millegipärast ei julgeta oma lohesi nagu täis pumbata. Nad nagu jäävad ikkagi selliseks nagu, kuidas me ütleme, takoks on, et sa saad ta kokku voltida. Et ma ei tea, äkki sul on selliseid häid tähelepanekud, et mida nagu mõelda enne, kui sa vette lähed? Kui ennem vette mineku, kindlasti rääkige nendega, kes juba sõidavad, kes on tulnud kohale kohalikudega. Sest tähtis, et aru saada, kus on ohtlik tsoonid. Näiteks Paljasaare, näiteks Katariina kai, meie lemmikkoht, kus on sadamas väga kõrval, kus on see uputud laev, armatuur on veest välja. Ma iga ühele kindlasti nendest räägin, et kuule vaata, seal parmul kätt, üks laev, kindlasti sinna ära sõida. Ära seal backloopi tee, palun. Ja, siis hoia ennast eemal sealt ja jälgi sellest, et kui sa läksid alla tuult, siis kas või jalgsik kindlasti tule tagasi. Ära hakka seal sadama juures, proovida veel kord üles tulla. Mõttetu. Ikkagi kätte varustus ja siis sinna, kust sa startisid. Et ennem vette mineku kindlasti uurigi palun, et kus saab sõita, kus on koolitus käib, kus tava inimene sõidab ja kus on ohtlik tsoonid, et aru saada ja olla terve ja õnnelik. Ei, see on nagu ma ütlen ka, et iseenda jaoks ka, et väga mõistlik on, ma alati ikkagi, kui kedagi näed rannas, et keegi juba on sõitmas tulnud, et küsida, et kuidas tuul on juba sellepärast, et teada, et mis lohega minna võib-olla on ju, et nemad teavad ka, et kas tuul on natuke nagu tõusnud või on kukkunud on ju, et kas peaks pigem võtma, ma ei tea, 12 või peaks võtma 9. Suund kindlasti jälgige, et kuhu ta viib teid juhul, kui midagi valesti läheb. Et see just koolituse programmis meil kindlasti, aga ma kordan, et mõelge kogu aeg 3 sammu ette. Et kui midagi juhtub, siis mis edasi? Et kui midagi juhtub, kui sa oled väga seal mere väljas, sügavus, kui midagi juhtub, siis kuhu sind viib tuul? Kas sadama poole või ikkagi randa poole? Et kuhu midagi siis saab edasi. Sest merel, ütlen ausalt, ma veel kordan, et ei tea millega, mis saab juhtuda. Kõik võib juhtuda. Kõik võib juhtuda, just. Okay. Aga sa ise, kui sa sõidad, palju sa nagu sükust kaitsevarustust kasutad? Sa sõidad löökvesti? Ma olen löökvest ja kiivrit ma ei kanna, aga ma kõigile räägin, et kiivrid kannavad 2 tüüpi inimesed. Need, kes algajad ja need, kes trikivad juba. Sest kui inimene juba hakkab trikki õppida meelgi, siis ta teab täpselt, et kiivir peab olema. Kui sa lähed niisama sõitmiseks, okei, võib-olla sul ei ole vaja. Vähem protsenti, et midagi juhtub. Ma ise olen ka nagu, ma ka ilma kiivrita, mul ei ole isegi nagu mugav sõita, et ma alati kannan kiivrit, aga ma olen ka nagu sellest aru saanud, et kuigi ma ka nüüd mingit jubedaid trikke siin veel ei tee, aga just see, et mul on nagu see probleem, et ma kunagi ei tea, kuna ma tahan kõrgele hüpata, on ju. Et ma mõtlen küll, et ma lähen niisama, sõidan lainete vahel, võib-olla kruisin, on ju, aga siis tuleb see tunne peale, et tahaks ikka kõrgele saada. Ja siis, kui kõrgele saada, aga läheb midagi valesti ja kukud, siis on nagu võiks nagu haiget saada. Et ma ka jah, et kiivriga ikkagi olen pidevalt sõitnud. Kindlasti iga üks nagu peab oma peaga mõelda ja mõtlema selles, et mis ta teeb. Tunnetama, jah.
okei. Eriti kui algaja, siis kindlasti veest hästi, et kui ta on ikkagi päästevest ja korralik siin hoiab ja kiivrid kindlasti. Ja kindlasti vahepeal isegi tänapäevaga küsivad, et kas saab twin-tipi liishiga miks ei saa? Kindlasti ei saa, täpselt. Liis ja laualiis jätke alati koju. Visake ära, pange, ma ei tea, põletage ära kuskil. Praegu tuleb jaanipäev ka, et ei ole mõtet. See on väga halb asi. Halb idee teistel. Okei, aga näiteks räägin võib-olla sellest, et nagu pre- ja aftersurf, et kui sa lähed surfama, on sul mingi enda rutiin, ma ei tea, ostad kuskilt kellukese limonaadi ja jood selle alati ära või ma ei tea, kuulad mingeid lugusi või on sul midagi sihukest? Mulle meeldib 2 asju, et ma võtan kohvi Olerexis. Kui ma sõidan merele, siis ma tavaliselt võtan kohvi. Mulle meeldib seal espresso ja panna sinna veel suhkrut. Ja natukene 5 minuti või 10 minuti olla rannas, et tunnetada nagu. Jaa, rahulikult vaadata ringi, tundna seda olukord tuult, et aru saada, milline ta on ja kindlasti muutub, aga ikkagi. Ma kordan, et mul on siuke elustiil, et ma võtad chillilt. Võtke siit rahulikult, siis on hästi. Aga pärast, ma ei tea, saun või mingi... Ei ole. Pärast lihtsalt jutustad sõpradega peale sõitu ja oled rannas rahulikult. Mulle ei meeldi väga kiiresti jooksta minema, aga mulle meeldib rahulikult olla. Ma ise olen avastanud, mis hästi pull viimased korrad, just nagu pärast sellist pikka sessi, ma ei tea, oledki mingi 2-3 tundi sõitnud järjest on ja siis oled rampväsinud ja siis ma tavaliselt lähen, kui on mingid sellised head lained ka, lähed siuke puusakõrgusesse vette, siis viskad sinna lihtsalt pikali ja lased lainele ennast tagasi kanda, see on ka nagu nii meditatiivne, et väga nagu mõnus tegevus. Siuke väga chill. Vot. Aga ma arvan, et hakkamegi otsi vaikselt kokku tõmbama, et väga äge oli suga rääkida. Kindlasti neid teemasid, millest rääkida võiks, on siin nagu palju, aga me mõlemad kibeleme veits nagu merele ka juba, et äkki saab täna Katariinal sõita. Aga ma küsin siis sult niimoodi, et mis nagu, natuke sellest rääkisime, aga mis su siuke nagu enda eesmärk oleks? Kas sul on mingi trikk, mida sa tahad see suvi nagu ära õppida või ongi see, et võtta chillilt, teha neid võib-olla lohelaagreid siin Time to Surfiga? Ma väga tahan see aasta käia saartedel ja käia seal ringi ja 2-3 päeva seal olla, et telkidega ja uurida rohkem neid uusi spotti. Ma kindlasti tean, et väga head kohad on meil saartedel ja ma tahan neid seal käia, seal surfata. Uurida neid rohkem. Siis kui sa lähed, siis anna mulle ka teha. Võin ka vabalt kaasa tulla. Ma kindlasti Facebookis sellest räägin, sest ma kutsun ja inimene ise valib, kas ta tahab tulla või mitte. Ma ise, nagu see on ka selle tegelikult meil lahel nagu eesmärk, vaata, et me tahame ühelt poolt tahamegi siin edendada seda nagu lohesurfi elu üldiselt tegelikult ka nagu veespordi elu Eestis on ju, aga tuua kokku ka nagu neid erinevaid klubisid. Minu jaoks see, ja me oleme siin seda paljudega rääkinud, et tegelikult see, kus me nüüd käisime seal koos, Viirelaid täpselt, et 3-4 klubi tulid kokku, kõigil oli lõbus, kõigil oli nagu tore, surfata küll väga ei saanud kahjuks on ju, aga nagu inimesed õppisid üksteist tundma ja saime nagu rohkem kindlasti, et ma ütlen niimoodi, et surfarid on oma siukut energiat ja kõigil ja mida iganes, mis klubist sa oled ja kus sa sõidad ja tavaliselt on me õnnelik näha teineteist ja rääkida. Viskad käppa ikka mingi tšau ja kuidas läheb on ju. See stiil mulle väga meeldib, see surferite elu ja see on tõsi. Ja sellest me olemegi rääkinud ka, et paljud nagu siin eelmises podcastis ka Karl ütles, et tema väga imestas nagu selle üle, kuidas see kommuuni nagu tunne, kui suur see on ja kui suur väärtus see on. Et sa tihtipeale satud selle lohe juurde nagu selle mõttega, et et ma saan ju lohetada ja hüpata ja teha trikke ja individuaalselt merel sõita.
aga siis sa ei mõtle üldse selle peale, et sul on tegelikult sihuke väga äge suur seltskond, kes sulle nagu pakub sellist kõige rohkem nagu ja puhkad ja täiesti sihuke paralleelne maailm. Tõesti, et kui rutiinis iga päevaga käid tööd, pere, lapsed, mingi autod, liisingud ja koerad, tuled randa, teine elu. Ja kui inimene tulevad meile külla ja esimesed tunnid eriti peale, nad räägivad täiesti minu pähe täiesti tühi peale koolitust. Need 2 tunnid ma ei mõelnud mitte millesgi, et täiesti restart tehtud. Ja ei on täpselt nii, et sa teed oma asja seal mere peal, sa nagu oled seal üksi, aga samas sa tead, et sinu ümber on kõik samamoodi mõtlevad inimesed on ju. Ja tuled randa ja siis sa oled nagu enda seltskonnaga. Väga meeldiv näha, et kui näiteks kaotanud lauda ja praktiliselt kindlasti leiaks inimene, kes toob sulle lauda. See on võistlus, vaata, et kes see saab selle ära tuua. Ja. See on väga meeldiv ja tõesti lahe. Ja tänud kõigile surfaritele, kes sõidavad, et olete siin ja abiks olete valmis ja sellised inimesed, kes tõesti on sõbralikult ja teretulnud ja viisakad, lahe, super. Mulle nagu väga meeldis see, mis sa ütlesid, et jääge nagu viisakaks, olge nagu üksteise suhtes hoolivad, on ju. Et see nagu viibki meil seda asja siin edasi. Edasi, just. Ja nii nagu ma näen, et lohesurfi arendatakse iga aastaga rohkem ja rohkem ja jäävad sees ainult head inimesed ja see on hea. Okei, no aga siis jõuamegi viimase 2 siukse traditsioonilise lohele küsimuseni, et esiteks, kellele sa tahaks esitada triki challenge'it? Kas on, ma ei tea, enda Time to Surfist keegi, kes võiks mõne triki ära teha see hooaeg või proovida vähemalt või kellegile teisele, et ja mis trikk see oleks? Tead selline trikk kui ralli, et unhookist, et sa teed lahti ja ma ei tea, kuidas see nimetatakse, aga sa teed veel pööre. Oma tõstad unhookid, hüppad, laudad taga ja siis reili ja siis keerad veel. Äkki see on mingi, mis see oli, S-bend või? Võib-olla küll, tuleb vaadata ja näidata, milline trükk. Ma tahan ise seda teha. Ma ei tee seda veel, aga just see trikk, millest ma mõtlen. Ja, aga kellele see nii-öelda challenge on, kellele sa esitad selle, kes selle ära peab tegema? Kellele? No, meie piirkonnas on üks poiss Vitali nagu, temale ja võib-olla Andresele Aasale ka. Okei. Andres, sul on siis ka üks trikk soolas see hooaeg. Võib-olla tema teeb seda, ma ei tea. No, saame teada. Me ootame kõikide nagu neid trikivideos, isegi kui te ära ei maandu, et siis näidake meile, kuidas te proovinud olete. Et kõik on teretulnud. Okei, äge. Ja siis viimane küsimus, nagu alati on meil see džinni küsimus, ma ei tea, kas sa oled selle kursis, et ei tea. Küsimus on siis järgmine, et see on natuke alati erinev, et sa lähed kuhugile välismaale näiteks reisile ja siis leiad sealt siukse Aladini lambi, vaata. Tead nagu see mingi, kust võib see džinn välja tulla, kes võib täita 3 su soovi, on ju. Nii. Ja siis tood selle Aladini lambi endale Eestisse, hakkad seda puhastama ja siis tuleb sealt välja džinn, aga see džinn on kuri, ta ei ole nagu hea džinn, ta ei anna sulle häid soove täitmiseks, vaid annab sulle 2 siis nagu varianti. A, sa ei saa enam kunagi lohe surfata või B, sa ei saa enam kunagi Eestist välja reisida, et kumma sa valiksid? No, ma pigem valin, et ei saa, lohesurfiga ei sõida. Okei, on sul põhjendus? Mulle tähtis see, et ma käiks välismaal ka. Okei. Minu jaoks on tähtis, aga lohesurfi ikkagi teen.
saadad selle džinni pikata, kui seda mind ei huvita. Mind ei huvita, kuule, et ma ikkagi võtan lohe ja sõidan seal, kus ma tahan. Okay. Ja džinni ka õpin ja koolitan teda ka. Saate ka sõbraks? Saame sõbraks kindlasti. Okay. Kuule, aga Andrei, väga äge oli intervjuu. Kindlasti sinuga saab kunagi veel asjadest rääkida, teha mingisuguseid asju. Oli väga tore, et sa said meil rääkida nii enda tegemistest, kuidas sa alustasid, see, mida Time to Surfiga teete, on super äge. Ja aitäh, et sa tulid meile 3. külaliseks. Vot. Super. Ja Lohela vaatajatele siis ka tšau kõigile. Varsti üritame järgmise episoodiga maha saada, aga seniks siis kuulake Andrei väga huvitavaid mõtteid ja näeme. Tšau! Tšau! Ты целиком во мне, мы на одной волне. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лайк, на одной волне. Я с ней на одной волне, от жаркого лета к холодной зиме. Она мой 5-й элемент, с ней по песку, по морской пелене. Она мой самый-самый сумасшедший дурман. Она самый высокий мой ранг. Моя каравелла, а я твой пират. Одна на миллион. Ты как сладкий маяк, вдалеке мой маяк. Ты одна лишь моя. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лайк. Ты как сладкий маяк.